tere! Mina olen Kristiina Kanep ja sa kuulad Helisalu häälekooli teist episoodi. Tänaseks teemaks valisin ma hääle nasaalsuse. Kui me kuulame sellist teravat, kitsast kõla kellegi hääles või iseenda hääles, siis see ei pruugi sugugi tähendada, et meie hääl on nasaalne. Seal võivad toimida teised mehhanismid. Aga hääle nasaalsus tähendab seda, et su hääle tekitamisel kasutatud õhk liigub osaliselt ka läbi nina. Meie eesti keeles siis on 3 häälikut, mille kasutamisel me paneme selle õhu liikuma ainult läbi nina. Need on ja see on siis NG ühend, õng, pang ja nende puhul suust õhku ei tule. Ja sellest võime ka järeldada seda, et kui me räägime, siis tegelikult et sellist üleni puhast mittenasaalset häält ei ole olemas, et see ninatee siis meil avaneb ja sulgub vastavalt vajadusele nagunii. Aga mõnel juhul on see õhu liikumine ka teiste häälikute puhul kuidagi ninasse avatud ja siis tundubki see hääl nasaalne. Ta kõlab umbes niimoodi. Kui me selle ninatee sulgeme, siis see kõlab nii. Ja kuidas seda siis kontrollida? Et tänane nipp seisnebki selles, et sa saad enda puhul avastada, kas su hääl on nasaalne või ei ole. Ma soovitan sul siis selleks puhuks teha ninanäpistustesti. Et kui sa valid ühe pika hääliku, võtame selle sama i, et kui sa kuuled oma hääles muutust, siis järelikult see õhk liigub ka osaliselt läbi nina. Kui sa ei kuule, siis ei liigu. Esimene katse. Ei olnud muutust kuulda. Järelikult on see hääl üleni oraalne. Ja kui me teeme teise katse, oli väga selgelt kuulda, et ninanäpistus tegi hääles sellise muudatuse ja mina praegu loomulikult forseerisin hästi tugevalt üle, et see kontrast oleks võimalikult hästi kosta. Aga tihtilugu on niimoodi, et see vahe on hästi väike, aga ometigi see ninanäpistustest annab sulle selle teadmise, kas on seda nasaalsust või ei ole. Ja siis sa saad teha omad valikud, et kas sa soovid seda endast kuidagi välja harjutada või see sobib sulle, et sinu häälekõla jääb veidi nasaalseks. Mõningatel juhtudel on see täiesti maitse küsimus. Ma soovin sulle head hääle avastamist ja head harjutamist.